1912. aastal algas Saaremaal elektrivõidukäik ja kuigi 2 suurt sõda seda oluliselt pidurdasid, on see järjest jätkunud. 1964. aastal ühendati Saaremaa ja Hiiumaa energeetikute pingutused saarte kõrgepingevõrkudeks, mis täna kannab nime Saarte elektrivõrgud. 1991. aasta lõpupeol ütles direktor Jüri Tuisk. Paar aastat tagasi me alustasime väga suurte töödega meie suurenergeetikas. Hakkasime mandrilt tooma Saaremaale uut magistraaltoiteahelat ja võib öelda, sel aastal me selle esimese etapiga saime hakkama. Muhus ehitasime valmis 110 kilovolti alajaama ja Suurde väina uputasime ära 2 35 kilovolti merekaablit. Nüüd on meil mandriga ühendus 6 kaablit kokku ja võib öelda, et nii tugevad sidet mandri energiasüsteemiga, kui meil praegu on, ei ole meil kunagi olnud. Sikassaares hakkasime ehitama meie uut energiasüsteemi südant, dispetšeri punkti. Nagu te teate, see punkt on praegu viimistlusjärgus ja tuleva aasta algul siin kusagil esimeses kvartalis me hakkame seda dispetšeri hoonet sisustama. Ma arvan, et sellest kujuneb meie saartevõrkude energiasüsteemi süda tänapäeva tasemel, sest meil on seal ette nähtud ka arvutid ja kogu meie 110 kilovolti võrgu telemehaniseerimine. Et see kujuneb meil tuleval aastal väga tähtsaks objektiks. Mõned aastad tagasi alustasime ka elumaja ehitusega. Praegu on see ka valmis saamas siin viimistlusjärgus ja ilmselt kuskil esimese kvartali lõpus tuleval aastal võivad uued inimesed soolaleiva pidu pidama hakata. Nagu nägite, olid mõlemad objektid, millest direktor rääkis, filmimeeste kohale jõudmiseks tublisti edenenud. Sikassaares käib töö seni vanas dispetšeri punktis ööpäeva ja aastaringselt puhkepäevadeta. Saarte ilm on heitlik ja ei tea kunagi, piltlikult öeldes, millal välk jälle sisse lööb. Ekstremaalolukordi tuleb ette igal aasta ajal ja siis peavad energeetikud pingutama, et saared vooluta ei jääks. Aga igapäevast tööd on looduse riugastettagi küllalt. Elektriku elukutse meenutab tihtipeale minööri oma. Eksida saab ainult üks kord. Saarte elektrivõrkude töötajate kohta üldiselt paha sõna ei öelda. Päris legendaarne on aga Keinasti brigaad, nimetatud nii brigaderi Heimar Keinasti järgi. Need on mehed, kellele ükski töö üle jõu ei käi, olgu maal või merel. Merel tegelikult meeste päris töö käibki. Tegemist on ju merekaabli meestega. See töö eeldab universaalsust. Tuleb tunda tuukri ja laevajuhi ametit, kõigist kaablimontaaži küsimustest rääkimata. Selliseid mehi Eestimaal teisi pole ja nii on tulnud abiks käia mujalgi. Nii parandas just Keinasti brigaad Piirissaare kaablit Peipsil ja pani paika merekaabli Mandri ja Manija vahel Pärnu maakonnas.
Aga niisugust aega jääb meestel vähe, sest nagu eespool öeldud, on ainuüksi suures väinas 6 kaablit, igaühel oma 30 muffi, millest meri igal aastal nõuab oma osa. 2 kaablit viivad elektrit Saaremaalt Hiiumaale, Abrukale veel 1. Ka Hiiumaa ja Vormsi vahel on merekaabel, nii et tööpõld on tõesti lai. Spetsiifika juurde kuulub seegi, et muffi parandamiseks on aega ainult päev. Õhtuks peab töö tehtud ja kaabel jälle põhjas olema. Kuigi merekaableid on nüüd reserviski, hoitakse hoolsalt korras kohalikud elektrijaamad, mis sellest, et väikese võimsusega. Kui juhtub midagi hoopis ettenägematut, kindlustatakse vooluga vähemalt elutähtsad süsteemid. Kohalike jaamade juurde kuuluvad puutumatu kütusevaru ja perioodilised proovikäivitused. Siin nähtav toimus sel suvel Kärdlas. Ja veel on saare energeetikutel üks kindel ja traditsiooniline kokkusaamine, suvepäevad. Suvepäevad on perepäevad ja nüüd on selle suure ning sõbraliku pereliikmeteks arvatud ka kolleegid Gotlandilt. Et gotlandlased seda korda täismeeskonnaga ei tulnud, lubati jalgpallimatšil nende poolel mängida ka saarlastel, kes Gotlandil käinud. Aga neid on juba terve rida ja tuleb järjest juurde. Sõbralik viik 2-2 annab tunnistust mõlema võistkonna tõhusast treeningust. Nagu ikka, oli suvepäevade kavas teisigi sportlikke ja poolsportlikke jõuproove ning nii võistlejad kui ka pealtvaatajad said sellest päevast tõelise elamuse. Kui lõpuks kalasupi juures kokkuvõtteid tehti, oli saarlaste arvamus ühine. Suvepäevade traditsioon peab jätkuma. Sama meelt olid ka külalised ja nagu meie lõpukaadrilt selgesti näha, võitis järjekordselt kõige rohkem sõprus.